Tervist kõigile ja tere tulemast järgmisesse õppetundi, mis puudutab 3D programmi Blender. Tänases tunnis siis teeme sihukest noolt, mis on arvuti ekraani peal. Nii, selle jaoks me läheme siis natukene kõrvale ja võib-olla isegi läheme pealtvaatesse ja vajutame number 5. See aitab meil lülitada ümber perspektiivist ortograafilisse vaatesse. Nii, 5 on siis numpädi peal. Ja loon uue plate'i. Tõstan ta siia poole. Võib-olla isegi hetkel praegu vist pole vaja, et ma lähen ta edit mode'i. Siis on kõik punktid selekteeritud. Ja M-täht ja siis add center, mida ta sisuliselt teeb, see on sisuliselt merge, kõik punktid ta viib siia keskele ära. Ja ma tõstan ta natukene siia poole, ta võib ka tegelikult olla ka seal, et see isegi oma tähtsust, et me võime kas või siit töötada, et ma panen korra ta tagasi, et siis järgmisena me ekstruudime selekteeritud punkt, E-täht, viin ta 2 ühikut ülesse ja kontrolliga mul on võimalus veidikene snappida. Nii, väga hea, nüüd uuesti E-täht ja nüüd kontrolliga, ja nüüd 2 ülesse. Nii. Nool on olemas. Nüüd mul on vaja selekteerida 2 need punkti ja bevelit tekitada kui vanasti, ehk siis kui enne me tegime Ctrl B-ga, siis nüüd siin on vaja neid punkte Ctrl Shift B-ga. Ja tõmban. Nii, ja kui vaja, tekitan rohkem neid punkte. Nii, vaatan, kuidas see on. Enam-vähem vist niimoodi. Nii, sisuliselt me oleme noole teinud, meil nüüd oleks vaja ka tekitada veel üks asi, sisuliselt see nool on trajektoori jaoks ja teine oleks meil paksuse jaoks. Nii läheme edit mode'ist välja, Shift A, Mesh ja Plane ja siin tegelikult teeme S ja Y natukene väiksemaks, S ja X-i. Nii, enam-vähem niimoodi. Ja nüüd selle edit mode'is M-täht, vabandust, mitte M-täht, vaid selles X ja only faces, ehk siis ma kustutan ainult selle tahu. Ja nüüd jääb 4 punkti ja küljed olemas. Nii, lühidalt öeldes me lõime noole, ehk siis on trajektoor ja teine on siis paksus. Ja tegelikult paksuse me võime ja selle joone võime ükskõik kuidas muuta, kui meil on mingisugune teine projekt. Et meil võib olla sihukene nool ja siis siia paneme, ma ei tea, kas või A-tähe, siis kogu see trajektoor näeb välja nagu A-täht. Nii. Nüüd ma tahaks rääkida sellest, et kõik need mõlemad objektid on tegelikult mesh mode'is. Ehk siis, mida see tähendab, et meil on võimalus selekteerida punktid, tahud ja küljed. Ja meil on vaja konvertida seda object mode'is selle curse mode'iks ja selleks me läheme siis object. Kindlasti jälgime ka see, et meil oleks object mode, object ja siit convert ja curve mode'i. Ehk siis see ka ikoon muutub, kui te panite tähele ja täpselt samamoodi selle asjaga ka. Object. Nii, ja convert leiame siit üles, ja curve. Nii. Nüüd ma selekteerin selle trajektoori ja siit samas selle, kus see ikoon muutus, leian geometry ja siit selle kus on bevel, object ja plane. Ja kui me natukene liigume siit paigast ära, siis me näeme, et ta võttis paksuse, aga meil tegelikult ei ole vaja nii paksu. Ma selekteerin selle ära ja S-i hoian selle shiftiga, et oleks veidikene Võib-olla ma teeks veel väiksemaks.
Vot niimoodi, kõik paigas. Ja nüüd, et meil oleksid nii-öelda need punktid tagasi, et me saaksime modelleerida siis object mode ja nii-öelda convert ja mesh. Nii, ja selle teise võime tegelikult väga julgelt ära kustutada, meil seda enam ei ole vaja. Nii, delete. Ja nüüd meil on vaja aru saada, kuidas me saame, ma korra lülitan selle perspective view'sse ka. Ja meil on vaja nüüd aru saada, kuidas me saame selle augu kinni. Selleks me edit mode'is, selekteerime objekti, edit mode, punktid, selekteerime selle, need 4 punkti ja F-täht. See aitab meil selle augu kinni panna. Siin aga me nii kergelt ei pääse. Nüüd meil oleks vaja sellest osast teha nii-öelda noolekujuline nii-öelda asi. Ja selleks me teeme siis niimoodi, et selekteerime need 4 punkti, ekstruudime. Nii, vaatame, võib-olla oleks vaja selle tõsta ka ülesse, natukene lohakalt ekstruudisin. Nii, vaatame korra, erinevad vaated. Ja siin on ka natukene jama. Nii. Nii, vaatan teisi vaateid, see on korras ja see tundub okei. Nii, saame liikuda edasi. Nii, siis ma selekteerin läbipaistva moodiga need 4 punkti, Shift D. Nüüd ta dubleeris, aga me paneme eski, et ta paneks samasse kohta ja hakkame skeelima. Nii, skeelisime ära. Nüüd meil oleks vaja niimoodi, et see ja see läheksid täpselt siia ilusti kokku. Ja mida me siis teeme? Lülitan selle läbipaistvuse välja. S, siis skeelime Z suunas. Nii, ja vajutan B tähe. Ehk siis nüüd meil tekib natukene teine snapping. Nii, üks siit ja viin ta siia korras. Ja nüüd meil on nagu skeelitud ta just niimoodi, et ta on paralleelselt selle asjaga. Et algul vajutan S-i, siis mis suunas Z ja seejärel B. Meil läheb sükene mode sisse ja meil on võimalik selle tipu võtta ja ühendada selle tipuga siia. Nii, nüüd ma kustutan mõningad asjad siit ära. Eriti näiteks võtame selle X ja edges. Nii, see X ja edges. Ja nüüd meil on olemas, need peaks kokku viima. Lähen number 1 peale, viin need 2 tükki kokku. Natukene lohakalt. Nii, selekteerime siit. Nii. Ja M, center. Ja siis selle ka. Nii, nii. Ja center, nii. Ja nüüd me hakkame neid ühendama. Võtame selle ja selle F-täht. Siis see ja see. See ja see F-täht. Ja nüüd oleks vaja selekteerida see ja see F-täht. Siis liigume siit. F. Vaatan, et ma kogemata ei selekteeri ka neid, et siis ainult konkreetsed punktid on vaja. Nii, see, need ühendan omavahel kokku. Ja nüüd, mis ma siin teen? Siis siin ma võin teha niimoodi, et selle punkti F-tähe, et ma teen sellest 3 nurgast. Nii, F. Oi, kogemata. Nii. Korra kontrollin üle, näete, kogemata selekteerisin lohakalt ja läks valesti, et siis seda alumist ei oleks pidanud. Vajutan Ctrl-Z ja vajutan siia, siia, siia ja siia F-täht. Nii, siis vajutan tühja koha peale, selle selekteerin ja selle F-täht. Ja täpselt samamoodi käime kiiresti alt ka läbi. Nii, see. Ja vaatame korra seda.
F-täht, ma kontrollin igaks juhuks üle, et ei oleks mingit jama. Tundub, kohe vaatame. Siia ka sisse. Vist tekkis. Ja üleliigse korra ma selekteerisin ja seda vist ülemist ei oleks pidanud olema. Nii, teeme uuesti. See ja see. Nii, F-täht, kõik olemas. Teine võimalus on see, et kuidas võib-olla kui on nii raske, siis vajutame C-tähe klaviatuuri peal ja selekteerime sellega. Kindlasti peab olema siis kõik unselected, et siis on unselectida, see vajutame hiirerullikut. Nii. Ja siis ta läheb nagu unselectib kõik maha. Nii, ja nüüd ma hakkan selektima uuesti C-täht. Nii, et väikse hiireklikiga võimalik seda selektida ja siis F-täht. Aga siin tekib see probleem, et meil on endiselt see selection, ehk siis teine selection mode sees, see peab eski välja minema, eskiga ja nüüd F-täht. Uuesti C-tähe. Me läheme korra sellest mööda välja ja siis me lihtsalt unselectime kiiresti ja nüüd läheme tagasi sisse. See ja see, et sisuliselt nüüd eskiga välja, et sisuliselt mida ta teeb, et ta selektib koos justkui shiftiga ja nüüd F-täht ja nüüd meil on kõik ilusti koos olemas. Nii, läheme object mode'i, läheme korra tagasi siia ja scale'ime seda. Et näete, see anchor point on siin nüüd siin küljes, see kollane on, et ta hakkab scale'ima nüüd siit, mitte keskelt. Nii, rotate'in seda, vaatan, mis see võib panna 90 kraadi kohe siia ja lähen pealt vaatesse, võib-olla niimoodi. Nii, lähen siia poole ja siia poole. Lähen eesvaatesse, kui vaja. Nii, külgvaade. Nii. Natukene allapoole, siis ja S, vaatame korra umbes niimoodi, tõstame ta siia keskele, vaatame ka pealtvaates, kuidas ta on. Ta võiks olla natukene umbes eespool sipakene. Nii. Ja tundub vist okei, lähen sellest moodist välja, kõik on väga viisakas. Nii, täna siis oleme modelleerinud selle noole, et kui me tahame juhuslikult selle paksust ka muuta, ma korra tõstan ta siit natukene välja, teen koopia sellest kõigepealt, tõstan ta siia ja siis oletame, kui mul on mingi probleem, et liiga paks tuli see sama nool ise, siis ma läbipaistva moodiga, ja nüüd selekteerin selle ja S. Ja nüüd meil on võimalus, kui me valime need 4 punktid, võimalus selle noole kuju muuta. Et siis te teate, kuidas seda on võimalik teha. Nii, lähen siit välja, selle ma kustutan ära. X ja delete kõik. Ja läbipaistvus lülitan välja ja asi korras, et meil on sisuliselt nool olemas ja tänaseks me ka sellega lõpetame. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises peatükis.